veel kord tänan kõiki tulemast. Tänan kõiki partnerid, kes on antud meie siia jõudmisse või siia kohta jõudmisse tugevalt panustanud ja kes panustavad ka edasi, sest meie partnerid on meil olulised ja on pikaajalised. Tänan eelkõige Kaamost ja Kombiwoodi, kes on andnud meile võimaluse ja investeerinud meisse juba tänaseks üle 3 aasta. Selleks, et KC Energy saaks nii suureks kasvada. Mäletan veel seda aega, kui 2019 oli meil ainult üks teoreetiline projekt, mille me siis valmis saime 2021. aastal, mis on endiselt täna Eesti suurim katuse päiksepark siin samas Avala kvartalis Depo kaubanduskeskuse katusel, siis tänaseks KC Energyga oleme me suurendanud oma võimsusi kordades suuremaks ja kui me vaatame ka seda projekti, mida me täna finantseerime, siis 1,4 megast projektist tollel ajal teeme me juba projekte oluliselt suuremas mastaabis, sest Pihlaka projekt 52,5 megavatti on oluliseks maamärgiks nii Anija valde Kehrasse kui ka meie portfelli kasvule. Et see tee ei ole lihtne, see tee on väga volatiilne, me näeme seda tänastest elektrihindadest, aga oluline on see, et meie finantseerijad oleksid meiega kaasas, oleksid valmis turuga kohanema, sest ka meie teeme seda igapäevaselt nii tehnoloogilise poole pealt kui ka projektide arendamisel ja efektiivsuse otsimisel, sest võtmesõnaks ei ole mitte ainult päikseenergia, vaid päikseenergia juurde lisatuv salvestusvõimsus ja tuuleenergia võimsus, et olemasolevas piirkonnas katta ära rohkem tunde olemasoleva ja välja arendatud võrguressursi taha, mis siis tagab meile pikaajalise varustuskindluse erinevates piirkondades üle Eesti. Meie jaoks on see märgiline projekt, ta on täna meie kõige suurem projekt, ta on meie jaoks olulise kvaliteedimärgiga juba sellepärast, et me oleme kaasanud rahvusvahelise finantspartneri projekti tegemiseks, mis näitab meie ettevõtte kvaliteeti ja meeskonna kvaliteeti selleks, et rahvusvahelised finantsinstitutsioonid üldse usaldaksid meid ja see tõstab meie portfelli järgmisel aastal 2-kordseks. Edasi aitab ta meie portfelli kasvule oluliselt kaasa, sest meie eesmärk on jõuda 10. lõpuks 1000 megavatis opereerimisportfellini ja ühtlasi tuua meie portfelli lisanduvateks tehnoloogiateks nii tuuleparke kui ka salvestuslahendusi. Oluliseks faktoriks regulatsioonid ja need regulatsioonid peavad olema läbipaistvad ja kõikidele turuosalistele kättesaadavad, millele annavad ka oma aktsepti tarbijad. Ehitamist me oleme kavandanud selliselt, et esimene etapp valmib selle aasta sügiseks ja teine etapp 2025. aasta sügiseks, kuid ehitus vältab kogu perioodi jooksul. Kuidas nüüd selle arendusperioodi jooksul koostöö on kohaliku omavalitsusega sujunud? Kohaliku omavalitsusega on meil üks paremaid koostööid Eestis Anija vallaga ja Anija vald on selles mõttes huvitav omavalitsus, et ta on kohalikku kogukonda kaasanud iseseisvalt ja siis esindanud kogukonda, et ta on olnud nagu kogu perioodi kogukonna poole näoga ja siis suutnud arendajalt küsida kõik vajalikud teravad küsimused ära ja kõik vajalikud ettepanekud teinud, mida me oleme projektis siis arvestanud. Ühe näitena toon välja näiteks visuaalse pildi mõju vähendamist läbi haljastuse, mis on antud projektis ette nähtud, siis aia taha tuleb haljastatud ekk. Ehk siis mõnevõrra jääb park kohalikele nähtamatuks? Alguses kindlasti teatud visuaalne pool on. Kutsume kindlasti inimesi vaatama ja kui park valmis saab, siis kutsume ka kohalike kogukonda pargiga tutvuma ja võib-olla ka koole klasse tulema seda parki vaatama, et vähemalt kohalik tuletõrje ja päästekomando oli huvitatud antud pargis õppuste läbiviimiseks. Mida muidu laiemalt Anija vald võidab KC Energy päikesepargist piirkonnas?
noh, kõige otsesem mõju on tegelikult tugevam elektrivõrk, et oleme teinud ju see elektrivõrku olulise investeeringu üle 500 000 euro, näiteks Kehra alajaamast selle pargini olev õhuliin, mida kohalikud inimesed ju tegelikult igapäevaselt näevad, et see viiakse maa alla meie kuludega ja tagatakse ilmastikukindel võrk selle 4,5 kilomeetri ulatuses. Ja teine oluline mõju on see, et see võiks tõmmata uute ettevõtete tulekut antud piirkonda, kes saaks olemasoleva infrastruktuuri külge ennast ära liita. Meie majandus viimase Statistikaameti kuu kokkuvõtte järgi on jätkuvalt languses ja seda juba 8. kvartalit järjest. Aga seda põnevam on jälgida ja rääkida, kuidas me oleme suutnud tegelikult sellest hoolimata oma arendusprotsessid edasi liikuda ja järjekordse teetähiseni jõuda. Ja siinkohal tuleb veel kord tänada meie häid partnereid, kes ei ole kaotanud julgust meisse jätkuvalt uskuda, kes need on siis meie kohalikud pangad, ka EBRD, meie meeskonnaliikmed, investorid ja kõik osapooled teisedki. Senimaani on valdavalt energiasektori areng tuginenud siis kohalikul Eesti enda kapitalil, aga kuivõrd võimsuste lisandumine turule on jätkuvalt kiire, siis ühel hetkel tuleb siin ka lagi ette ja me peame järjest rohkem vaatama ka Eestist väljapoole. Mistõttu ongi minul väga hea meel, et me oleme jõudnud laenulepingusse EBRD-ga, kes siis tegelikult ju pangandusmaailmas on üks selline suunanäitajaid kogu selle temaatika jätkusuutlikkuse ja põhjalikkuse osas. Ja see ka kinnitab tegelikult, et kuidas Kaatsa Energy ja Kaamose Kombiwoodi tiim tegelikult on suutnud oma arendusprotsessid sellisel tasemele arendada, neid vastutustundlikult ja ka jätkusuutlikult teha. Et see on selles mõttes väga suur positiivne tunnustus kogu tiimile. Aga mitte ainult, võib-olla isegi, et taastuvenergia arendamise puhul veel olulisem on koostöövõime, koostöötahe kohalike kogukondadega ja niisamuti tegelikult kõikide huvigruppidega, kellel siit võita on. Me oleme valinud erinevaid piirkondi, Kehras on ainult üks projekt ja selle, kuhu projekt täpselt nagu tulla saab, selle eelduseks on, et seal on põhivõrk on vähemalt olemas alajaama näol. Ja Kehras oli olemas Kehra põhivõrgu alajaam ja kõik edasiulatav jaotusvõrgu pool oli juba meie jaoks nagu piisav motivatsioon ja panus kohalikku kogukonda, et see park luua ja rekonstrueerida siis olemasolev liinivõrk kuni pargini. So apologies if I'm not going to do my perfect Estonian. I'm not that good at it yet, but I'm working on it with hello at least. Look, it is indeed a sunny day. It is also a windy day. So, these two effects do contribute in the long term to our success and towards transition to the green economy. So it is indeed important and symbolic that we are here, and I'm very happy that EBRD and Kamos Group, KC Energy, managed to reach this milestone. It's 22 million loan. It's not necessarily super big, but it's potentially one of the beginning for our cooperation. I think we are particularly excited, and why it's important. Why are we as EBRD excited? It is for us one of the first projects where we are supporting a limited recourse transaction in the renewable sector in Estonia. It is also one of the first transactions that is fully merchant basis done in Estonia. And I think I can confidently say that it will probably be one of the instant transactions where everybody is going to be referring to the market, and as a good example. So well done. I'm very happy with that. I also am very happy with the fact that we are bringing in a number of megawatts in solar energy very soon to the market, and this is a key. Why EBRD is keen to work with private sector developers. We as an international organization have been working already with the large-scale
government sector companies. As you know, we are shareholders in the likes of Enefit Green, we're shareholders in Lithuanian Ignitis, we work with Latvia Energo, but I'm particularly happy to be supporting a local Estonian private developer in this journey, and I hope that it will help you to scale up and continue working based on international standards. Now, I wanted to thank you, KC Energy team led by Mikael and Mart, and also our team. I'm here with Ahmad, who is from our Energy Europe team. Our colleague Julien is also coming later today. He's our lead for the whole European energy sector at EBRD. We have Federico and we have Sungun, who was the operation leader on this transaction. So thanks everyone for working on it very well with Kamos Group. I hear that we were particularly cooperative, and I know it's not been easy. EBRD is not an institution that is famous for being simple. We have a number of standards that need to be followed, and I really appreciate that you've managed to deliver on those. We worked not only on structuring, financial structuring, but also on various other standards, such as integrity standards, and such as making sure that the solar panels are indeed procured on the basis that we are sure that where they're coming from and there are not negative issues involved. So very well done on that. Again, maybe last point about EBRD. Why are we here? We are here because renewable energy development is key strategic priority for us across all our countries of operation, but specifically in the Baltic states and Estonia. Now, you may not know, but actually renewable energy and energy sector comprises 20% of our overall portfolio at EBRD. That's a huge number. That's approximately 11 billion euro today. And annually, our investment in renewable and energy projects is almost 2 billion. And that's the number that we reached in 2023. So having in mind Estonia's plans to move towards more green renewable energy, and we believe that it will be the key beneficiary of EBRD's financing in the upcoming years, and we look forward to work with Estonian and with Kamos Group and with other private sector developers in the region. Thank you very much, and congratulations again.